nii nagu ikka, eks on jaotud nii-öelda sümboolikasse, et sinine on siis nii-öelda see kuulumine Türgi rahvaste hulka, roheline on islami, punane on demokraatia ja siis see poolkuu sümboolika ja 8 nii-öelda haruline täht, see on siis märkimas neid riike ja piirkondi nii-öelda jällegi see turgi rahvaste või keele suguluse põhimõte seal siis. Selline rahulik vaikelu, sama on Jeruusalemmas, kus kogu linn on ju selline valge ja siin võt see selline kollakas vandlikarva, sest vanalinnas ka kui, või mitte vanalinnas, aga kesklinnas kui jalutada, et ta jätab tõesti päris sümpaatse mulje ja võtta, muidugi need uusehitised, eks ju, mis on, et nad on ikka päris efektsed, jätavad sellise nagu pisut küll kitsi-hõngulise mulje, aga midagi pole öelda, emotsionaalselt nad tegelikult toimivad. Nii et siis tänapäeval teadlased jutustavad meile aserbaidžaanlastest või sellisest väga segunenud hõimust oma antropoloogiliselt tüübilt üldiselt ei erinevad piirkonnad teistest rahvastest väga palju ja neid siis liigitatakse europiidse rassi Kaspia rühma, kuhu kuuluvad siis ka Iraani aladel elavad aserbaidžaanid, aga siis ka armeenlased, osa Gruusia hõimusid. Ja tõepoolest see protsess on olnud väga pikk ja siinsete alade rahvaste loetelu, kes kõik on asunud ja oma jälje jätnud, on tõepoolest ajaloos väga pikk. Ja nüüd on küsimus suurele ringile, kodutöö on hästi tehtud, kus on kõige suurem aserite kogukond maailmas. Ma tahtsin just küsida seda. Kuidas? Ma tahtsin seda just küsida. aga ma jõudsin ette. Õige vastus, see on Iraan. 15 või isegi 20 miljonit aserit elab siis tegelikult Iraanis. Aga Venemaal on neid vähe suhteliselt, aga suuremates linnades, aga kogukond on kuskil 300 000. Aga miks neid Iraanis kõik rohkem? Sellepärast, et need on põlised aserite alad. Need on jäänud niimoodi. Aga aserbaidžaani keelega ongi olnud niimoodi, et keskajal pandi seda keelt kirja araabia tähtedega, pärast nõukogude võimu kehtestamist, õige lühike oli too periood, kui nii-öelda eksisteeris Aserbaidžaani demokraatlik vabariik, pärast Vene keisririigi kokkuvarisemist 18. aastast nõukogude võim ja siis hakati tasapisi keelt panema kirja kirillitsaga ja alles pärast taasiseseisvumist 90ndate alguses hakati tasapisi üle minema siis ladina tähestikule. Aga jah, et siin Kaspia mere rannal võite nüüd tegelikult niimoodi korraks lasta fantaasial käia, me asume siin, tegelikult küll nüüd natuke kõrgemal, aga ütleme, et rannik on siis -28 meetrit merepinnast allpool ja see on siis ainuke pealinn, mis asub merepinnast allpool ja ka kõige suurem linnade hulgas, mis asuvad merepinnast allpool. 90. Vot see on nüüd tõugatuna siis sündmustest Karabahis sellel päeval, 20. jaanuaril 1990. aastal tuleb Bakuus väga palju inimesi rahumeelsetele demonstratsioonidele, tänavatele, et deklareerida Aserbaidžaani sõltumatust, iseseisvust, meeleolud olid sellised väga teravalt Nõukogude Liidu keskvalitsuse ja Moskva diktaadi vastu, aga need sündmused muidugi võtavad traagilise pöörde, sest et nii teame meie praegu tänapäeval, seda on see ei ole enam ammugi teadmata fakt, et isiklikult annab korralduse sõjaväel sekkuda demonstratsiooni laiale ajamiseks Mihhail Gorbatšov ja sellest tekkinud kähmluse ja sõjaväe ja relvitute süütute inimese vastasseisuga. See lõpeb kõik sellega, et tapetakse linna tänaval üle 200 inimese. Süütu inimese, kes on tulnud tänavatele meelt avaldama. Ja enamasti nad kõik on siis ka maetud siia märtrite alleele ja vot see osa kalmistust ongi siis just nimelt nende päralt.
korraks veel tagasi tulles selle Karabahhi teema juurde, et me seda kindlasti ka käsitleme nende siin bussisõidu peal, võib-olla kui on nagu kompaktsemalt ja mugav bussis loengut istudes kuulata, aga jah, et see situatsioon on tegelikult jah, nagu väga nagu eriskummaline. Ja ma ütlen, see on see tüüpiline, seda harrastati ju tegelikult Kaukaasias väga paljudes piirkondades, olgu kas see Lõuna-Osseetia küsimus või see Karabahhi küsimus ja see on nüüd see juba tsaari riigist päritud taktika tekitada neid selliseid eksklaave, saarekesi ümber asustamisega. Aga Karabahhi situatsioon on eriline, sellepärast et need hõimud, need Turgi hõimud, kes tulevad loomulikult pärast neid indo-iraanlasi ja pärast indo-eurooplasi, kelle hulka kuuluvad ka armeenlased ju tegelikult, ja jäävad ju tegelikult sellised rahvakillukesed paikseteks. Nad on elanud seal põlvest põlve, tulevad uued naabrid, saadakse kenasti normaalselt omavahel läbi ja kuni ühel hetkel selline kaine mõtlemine kaob ära. Ja kus see plahvatus toimub, see 88-89, no mäletate ise, mis meil Eestis toimus sellel ajal. Meie eestlased oleme üldiselt sellised stoilised ja suhteliselt külma närviga inimesed, aga seda ei saa öelda ju siinsete rahvaste kohta. Süsi läheb väga kiiresti hõõguma ja lahvatab leek. Ja sealt enam tegelikult tagasiteed ei ole. Mäletate, nõukaajal oli populaarne tudengipõlves sai küll ja küll hommikul oli hirmus olla ainult Agdam oli selline portvein, peedikas. Seda linna ei eksisteeri enam. See on maatasa. Seda ei ole enam olemas. Ja muidugi kogu need naftaväljad, mida me siin praegu näeme, need on siis kahtlemata Aserbaidžaani riigi omanduses. Nii et isegi kui te leiate oma aiamaalt kurgipeedra nurgast nafta, siis tuleb riik ja võtab selle endale ära. Enam niimoodi ei ole, mis maapõue sees, see kuulub riigile. Esimesena kõigepealt me siis sõidame linnast välja, me jääme ikka teiega siis Abšeroni poolsaarele, siia Baku lähistele ja mis ta siit on, kuskil circa 25-30 kilomeetrit asubki siis võib-olla üks kõige kuulsamaid Baku piirkonna vaatamisväärsusi ehk siis Atjaškahi tempel, põnev paik ja üks nendest kohtadest, kus siis looduslik gaas on ajaloos pinnale tunginud ja seal põlenud. Aga ma pean ütlema, et seal seda põlevat maad enam ei ole. Et kuigi seal on see tempel, see on kantud UNESCO objektide taotlusnimekirja, see on korralikult rekonstrueeritud ja selle paiga lugu algab tegelikult juba väga kauges minevikus, kuigi jah, ütelda tänaseni säilinud ja korralikult restaureeritud kompleks, tempel ja siis ka need karavansaraid ja sellised kogukonnaruumid, need pärinevad põhiliselt 18. sajandist. Mahume siia sisse ära, ma loodan, et kõik on meil siin, ega te ei ole veel tüdinenud. Et kõigepealt üks seosed maailmas on väga toredad asjad, lõpuks on, et nii nagu need vanad Islandi saagad ütlevad, lõpuks moodustati kõik ringi. Novruz, ma sellest peost me räägime Samiaga teile veel pikemalt 21. märts, seda peetakse, see on nagu uus aasta põhimõtteliselt traditsiooniline Aserbaidžaanis ja teistelgi Turgi rahvastel. Ja vaadake, kuidas, no kõigepealt, eks nad seletavad ise seda väga ürgse tavaga, siis süüdatakse lõkked, see on ütelda õitsemise aja, kevade, uue hingamise algus, süüdatakse lõkked ja on kombeks hüpata üle lõkke. Usutakse, et see lõkke tuli puhastab inimesed, see on justkui vihje või viide vanale soroastristlikule traditsioonile. Aga samasugune tava on ka meil jaaniöösel üle lõkke hüpata ja ka tähendus on sama. Nii, aga siin toas nüüd läheb piinamine edasi. Siin lebab mees kustutamata lubjal, et ikka oma ihu põletada
ja seal kõrval on siis tema vennad, kaaslased, kes siis üritavad nii-ütelda palvetega tema, kes usub, et ta on pattu teinud, tema kannatusi siis palvetega natukene leevendada. Te panete tähele seal see parempoolne mees, tal on huultele tõstetud selline vilespilli moodi, see on tegelikult see sangha või sang. See on tavaliselt valmistati need, see on rituaalne pill, valmistati need suurtest merekarpidest ja kui te puhute seda sanka, see on, siis tekib selline heli, mille te tunnete kohe ära. See heli koosneb 2 silbist, 2 häälikust ja see on ürghäälikute element ehk siis kõige püham heli, mis saab üldse eksisteerida. Ja see on see aum. Ehk siis see, mida me tavaliselt ütleme, see aum. Ja? Vot see on see, mis on kõigi hinduistlike ja budistlike palvete niitelda alguses ja lõpuseks. No see kultuurikeskus, mille ehitamine võttis aega siis kuskil 6 aastat, 2007 nad alustasid, 2006 ja on siis tõepoolest ehitatud kultuurikeskuseks Aserbaidžaani kultuuriloo, keele, traditsioonide tutvustamiseks ja on siis tõepoolest ka üks neid arhitektuuripärleid maailmas, ainuüksi mille pärast tasuks siia Bakuusse sõita. Tere hommikust kõigile sõbrad ja alustame siis oma tänast päeva. Nüüd me oleme aga siis jõudmas kohe teiega Kobustani rahvuspargi külastuskeskuses ja muuseumi juurde. Põhijoontes kaljujoonised pärinevad siis tegelikult päris pikast perioodist. Me räägime siis 4. kuni 2. aastatuhandeni enne Kristuse sündimist. Mõnes mõttes on need unikaalsed ja teiselt poolt on nad universaalsed, sest samasugust käekirja me võime kohata teatud detailides nii Skandinaaviast leitud petroglüüfide kui ka näiteks kuulsate Karjala petroglüüfide juures. Muide, objekt on kantud ka UNESCO maailma kultuuripärandisse ja siin täna ja ka seal Šekis, kui me läheme vaatama seal Kiši külas seda vana kirikut, siis me teiega liigume ka, teate kelle, Thor Heyerdaali jälgedes, kes veel enne oma surma, ta suri, lahkus meie hulgas 2002, aga 96-97 oli ta jälle siin viimast korda ja tema ikka püüdis tõestada siin Aserbaidžaanis, et skandinaavlased on just nimelt siit oma rännakud võtnud ette kuskil 100. aastal anno domini ja leidis siis niitelda need tõestused just nimelt siit kaljujoonistel kujutatud laevade põhjal. Tema teooria muidugi ja paraku ei leidnud suuremat sorti teadlaste toetust, aga see on siis üks võimalus niitelda mõelda maailma sellisest kulgemisest. Nagu ksülofoni. Ja see kõlaefekt tekib siis tõepoolest sellest, et looduses see kivi loomise protsessis on jäänud teatud sellised kapillaarid, mis siis kõla aukudena toimivad ja niimoodi see kivi helisebki kenasti. Ja mine tea, meil ei ole küll otseselt tõendeid, aga mõned kivide kulumise jäljed taolistel on väga vanad, et neid võidi kasutada ka mingite rituaalide toimetamisel või kõlaefektidena. Nii, aga see selleks ja nüüd edasi seal petroglüüfide juures me läheme looduse mälestise juurde, läheme vaatama siis neid mudavulkaane. Need on siis sellised väikesed, augukesed, lohukesed, neid on seal päris palju. Maailmas on neid mudavulkaane tegutsevaid, need on põhimõtteliselt siis looduslikud fumaroolid. Neid on õige mitmes kohas, neid on siis teadlased tänapäeval kirjeldanud umbes 700 ja umbes pooled nendest paiknevad siis Aserbaidžaanis, põhiliselt Kobustani piirkonnas.
keskmine selline Aserbaidžaani pulm muidugi on kaunikesti kulukas, et no ikka paarsada, 300 külalist kutsutakse. Noh, pered on ju suured, hõimud on ju suured, muide nii pulmad kui matused on pigem siin selles traditsioonis selline no nagu pere ja sugulaste teema, et ega nad väga, noh linnakultuuris loomulikult, aga ütleme, et maapiirkondades nii-öelda selliseid töökaaslaseid ja niimoodi ei kutsuta sellistele üritustele, et see on ikkagi pigem nagu pereasi ja muidugi see on päris kulukas, sest et kindlasti peab olema elav muusika ja peetakse seda loomulikult restoranis, aga sageli siin sõites me ka näeme, kus need restoranid on uhked roosade tüllidega kaunistatud, et kõik oleks ikka võimalikult särav ja sädelev ning tänapäeval on siis see asi tõesti lahendatud ka niimoodi, et noh, peigmehe perekond ja pruudi perekond lepitakse kokku, traditsiooniliselt on pulmapidu kuulunud pruudi vanemate korraldada, aga tänapäeval jällegi on lepitakse kokku, et kes siis kui palju paneb ja osaleb selles ja üldiselt on tava, et loodetakse see kulutus ka tasa teenida nende ümbrikukestega, mis siis külalised kaasa toovad. Tavaliselt on niimoodi, kui perekond peaks lahku minema, mis siis juhtub? No kui, ma ei tea, no tõesti, ütleme, et kui see aastane katseaeg ja kõik nopud ja ajud on kontrollitud ja nii-öelda jäädakse kokku elama, siis mingil põhjusel nüüd ikkagi otsustatakse lahku minna, mis siis juhtub? Kui on korter, kui on maja, see kuulub mehele. Lapsed on mehe perekonna omandus. Naine võib kaasa võtta ainult kroonlühtri, kohvitassi ja vaiba. Peredesse sünnib üha vähem lapsi, et traditsiooniliselt on ju pered olnud väga suured, 6-7, isegi rohkem lapsi maapiirkondades, aga jah, kuskil juba nõukogude aja, ütleme, et 60-ndatest, 70-ndatest alates algab see tendents siis laste sündimise vähenemisele ja praegu on siis keskmiselt 2 last peres. Taastati mošee ja on tema siis kuulutatud ka rahvusliku kultuuripärandi nimekirja kantud. Annetada heategevuseks, seda tehakse ka suuremate pühade või näiteks ka Ramadani ajal. Tavaliselt aktiivselt tegutsevate mošeede juures on olemas palveränduritele ja piirkonna vaestele inimestele mõeldud supiköögid, on majad olemas ja see kõik on tegelikult saanud juba nende aastasadadega inimeste nii-öelda elu väga selliseks kindlaks koostöös. Minu poolt on väärikas Samia jutt üle tõlkida, kuigi see ei ole kõik olnud nii. Et ta räägib siis meile seda, et see kirik, nii nagu te ka värava pealt võite lugeda, on ehitatud siis 1. kuni 5. sajandini. See on siis püha Evsevius, keda siis loetakse Kaukaasia Albaania märterpühakuks. Ta muide löödi maha paganate poolt maas küla lähedal. Ja nii nagu siis ametlik versioon, mida siis Aserbaidžaanis ka koolides õpetatakse ja turistidele räägitakse, et Evsevius oli siis 1. sajandil aserbaidžaanlaste apostel, kes neid siis ristiusustas ja teatavasti siis see islamiseerumine algab siis alles kuskil islami tulemine 7.-8. sajandil. Sõbrad, ajalooline reaalsus on see, et 1. sajandil ei olnud siin mitte ühtegi, isegi mitte aserbaidžaanlastest rääkimata, ei olnud siin ka mitte ühtegi türgikeelset rahvast. Et küsimus on lihtsalt selles, et see ei ole päris korrektne ajaloo tõlgendus, see on selgelt ideoloogiline. Me oleme teiega tegelikult praegu tõesti varakristlikus paigas ja vot siin nüüd
mis ta ka ütles ja mis on muidugi küll ka, mis nüüd on tõsi, on see, et see pühakoda säilis tõesti imekombel läbi nõukogude aja, sest siin oli sees nagu selline kohalik küla kultuuri või hariduskeskus, mida siis kohalikud inimesed üleval pidasid ja ei jäi ta siis nõukogude aja rüüstamistest puutumata. Aga me oleme teiega paigas, mis on iseenesest päris põnev ja huvitav, et me sellest piirkonnast rääkides et need esimesed missioonilained, mis lähtuvad sealt tänapäeva Iisraeli aladelt, ulatuvad päris kiiresti ka siia Kaukasusse ja pärimuste järgi Püha Evseevius tõepoolest siis üks nendest apostlitest, kes siis jõuab ka siia nendele aladele, alustab siin missionitööd, ja kiriku tema eluloo järgi tõepoolest ta siin siis Kaukaasia Albaanias, Kiši küla lähistel, ta leiab oma märtrisurma, paganad löövad ta lihtsalt maha. Ja et kuna see piirkond külgneb ju praktiliselt Armeeniaga, nii-öelda see vana Kaukaasia Albaania oli erinevatel perioodidel tugevamini ja nõrgemini siis nende valitsejatega seotud, siis selgelt ka see kristluse nii-öelda püsimine ja nii-öelda kinnistumine siinsetel aladel on täiesti reaalne olnud. Ehk siis see Kaukaasia Albaania tegelikult on üks vanemaid kristlikke piirkondi, mitte siis ainult Kaukasuses, vaid tegelikult kogu maailmas. Kui me teame tänapäeval, et maailma kõige esimene kristlik riik, mis võtab ristiusu riigi usundina, valitsejate usundina, alustatakse võimsat missionit, on Armeenia kuningriik, Armeenia kuningate valitsusala ja see siis traditsiooni järgi märgitakse aastaarvuga 301 anno domini. Täna me hakkame siis võib-olla rohkem aimdust saama Aserbaidžaani ka looduslikest oludest. Reljeef on väga muutlik, tõesti siin merepinnast allpool Kaspia ranniku tasandik, et me järjest ronime ülespoole. Et kui me täna ja homme jääme niimoodi kuskil 800 meetri kõrgusele, siis see ei ole, siis see ei ole meie reisi kõrguse tipp. Sest kui me tagasi suundume siia Baku poole, siis meie tõuseme teiega lausa 1100 meetri kõrgusele. Nägite. Ja muidugi, ja siis hind sõltub ka sellest, kui nüüd trükkal on kasutanud siis rohkem kui ühte värvi. Зимой можно носить приятные цветы, летом он убирает головной боль, он ласкает кожу, успокаивает нервы. Ühesõnaga, et võtab peavalu ära, suvel on soe, talvel on lihtsalt suvel on jahe ja lihtsalt ilus, talvel hoiab sooja, võtab peavalu ära, masseerib teie kaela ja muidugi ilus väärikas kingitus ka. Nüüd meie ees siis näha see kohalike valitsejate suveresidents. Ja tegelikult näete, see müür, mis jääb siia ümbritsema seda ala, on siis olnud ütelda see tsitadel või kindlus, mis oli siis valitsejate asupaigad. Ameerika teadlased avastasid sealt, Kanadast tegelikult avastati siis suhteliselt siis väheasustatud aladelt väga võimsad need soomusmännid ja tehti siis, nad ei puurinud neid küll, aga siis niimoodi pikkuste ja kasvu ja hinnanguliselt pakutakse, et need puud on 7500 aastat vanad. Te kujutate ette, eks ju? Karavantarai on siis siin 3-korruseline, tõsi, siit praegu paistab meile 2 korrust, üks tänava poolt paistab see paremini silma, ta on osaliselt siis ka mäenõlva peale ehitatud, ta on muist seda esimest korrust on siis ka keldrikorrusena ja 200 tuba oli ühtekokku, kus sai siis kaupmees või rändaja ööbida ja elukorrused või nii-öelda, kus siis olid need ööbimistoad, need asusid just nimelt siin nendel 2 korrusel. Alumisel korrusel hoiti siis, need olid siis tallid põhimõtteliselt loomade jaoks ja seal oli siis nagu ka see põhimõte, mida kasutati, kuna tollel ajal need vahekorrused olid talalaed laudadega kaetud ja kui need loomad olid seal alumisel korrusel, siis jahedamal perioodil see loomade keha soojus küttis siis neid teise korruse ruume, selline hingamine, võib-olla lõhnas natuke mitte kõige värskemalt, aga
aga selle eest oli soe. Nende riiklik statistiline keskmine palk jääb kuskile circa 650-700 manati kanti, aga noh, te ju saate aru, et see keskmine palk ju tegelikult ei näita suurt mitte midagi, noh, see on tõesti keskmine. Ja minimaalne, mida siis tööandja võib nii-öelda töötajale maksta, on 280 manatti kuus, et see on see miinimumpalk, mis on siis ka riigi poolt kehtestatud. Ja nüüd pensioniiga on meestel 65, aga nad on suhteliselt pikaealised, nagu Kaukaasia piirkondades üldse inimesed. Meestel on see keskmine eluiga seal 69 kopikatega, naistel on ikka üle 70, see eeldatav eluiga 73 peale ka natukene ja naistel praegu on veel 63 aastat pensionile mineku iga, aga see tõstetakse nüüd õige pea ja võrdsustub siis meestega 65 mõlemad. Riiklik meditsiinisüsteem on olemas, aga muide nende maksukoormus võrreldes meiega on ikka lausa meelakkumine, see on ainult 19%. Meil on ta juba peaaegu, no tegelikult kõik muud veel juurde tuleb vaata peaaegu pool. Ja ega me ju, noh, seal on muidugi iseasi ka see, et me ei näe Bakuus, noh, peaaegu üldse neid kerjuseid, aiuke kerjus, keda ma nägime, oli seal Šeki mošee juures, aga see oli ka mingi laispoiss, kes koolis ei viisinud käia, kui sa ma palusin küsida, et miks ta koolis ei ole, siis jooksis minema hästi kiiresti. Sama ütleb, et praegu külastab Aserbaidžaani aastas, ütleme, kuskil keskeltläbi 3 miljonit turisti. No mitte just väga palju, eks ju, aga see on ikkagi märkimisväärne arv. Nii et selline nädal meil siin Aserbaidžaanis oli. Ma usun, et üks mitte ju väga suur maa toreda sõbraliku rahvaga on teile nüüd natukene tuttavamaks saanud.